Tänase naise peamine probleem ei ole see, et ta ei tea, kuidas ennast armastada, vaid see, et ta ei julge lihtsalt olla inimene, see, et vahepeal on asjad halvasti ja raske, et oled väsinud ja et asjad ei ole selge. Ja siis ikkagi me arvame, et me ei ole armastust väärt. Me oleme jõudnud siis teise episoodi, milleks on, kui sa oled teinud kõik õigesti, kuid sa ikka ei armasta end. Ja mina olen Katre Kulbok, see on podcast Filtrita, koht, kus me jätame kõik filtrid maha, sest et olgem ausad, elu on liiga värviline, et seda filtriga varjata. Ja täna me räägime enesearmastusest, sellepärast et enesearmastus on minu ju tegelikult peamine teema, millega ma ka coachingu ja enesearengu maailma tulin ja kust ka minu tegelikult lugu alguse sai ja esimeses episoodis siis ma jagasin enda lugu ja sellel korral ma räägin seda rohkem siis ka enesearmastuse võtmes ja kuidas mu see teekond alguse sai, kuidas on see, et arvatakse, et peab väga palju tegema, kogu aeg midagi taga ajama, kuid see tegelikult nii ei ole, kuidas mina tegin ka miljon rutiini, käisin koolitustel, lugesin raamatut, kuulasin podcaste, käisin teraapias, et saada kuskilt leida see lahendus, kuid tegelikult see lahendus on kogu aeg minu sees olnud ehk kõik need klišee laused, mida enesearmastusega seoses räägitakse, siis tegelikult vastab tõele. Ja minu teekond sai enesearmastuses alguse umbes 9 aastat tagasi, kus oli see moment jällegi suhetega, et ma olin jõudnud punkti, kus suhe hakkas pekki minema ja ma sain aru, et selle kõige ühine nimetaja olen mina. Ja see oli see moment, kus ma hakkasin siis enesearengusse vaatama, lugema raamatuid tasapisi, käima koolitustel, kuulama podcaste ehk otsima abi, et ennast terveks teha või saada aru, milles on siis nii-öelda asi. Ja enne seda ma ei teadnud tegelikult, mida tähendab üleüldse enesearmastus. Ma polnud sellist sõna kuulnud. Ja kui sa kuulasid esimest episoodi, siis ma jagasin ka seda, et minu esimene koolitus, kuhu ma siis läksin, oli Janet Bray-Atwoodi enesearmastuse koolitus, mis oli Tais ja ma kuulsin sellest Eestis, kui ta oli üks esineja üritusel ja ta ühes mainis, et tal on uus koolitus enesearmastus. Ja see oli, ma arvan, et ka siuke esimene moment, mil ma seda sõna nagu kuulsin, sest enne seda ma olin ka väga klassikaline see, kes pani pilte sotsiaalmeediasse üles ja lisas erinevaid kvoote ja kindlasti seal oli palju ka enesearmastuse teemalisi kvoote ehk need tundusid kõik ägedad, aga ma ei elanud reaalselt seda. Tundub, et siin on keegi, kes tahab video peale saada. Ja ma ei elanud seda elu absoluutselt. Ja siis ma läksingi oma esimesele koolitusele. See oli reaalselt 9 päeva, kus ma ainult nutsin ja sain aru, miks ma olen see, kes ma olen, mis on siiamaani toimunud ja ma hakkasin õppima siis kõiki neid enesearmastuse tööriistu. Ma alati ütlen ka, et enesearmastus on üks lõputu teekond, et igas etapis midagi avaneb, kuid sellel hetkel ma mõtlesin, et ma ühe korra õpin, käin, teen midagi ja kõik saabki korda. Kui tegelikult ajast aega on alati midagi avanenud ja midagi üles tulnud, millega tegeleda. Ehk siin ei ole nagu ühekordset lahendamist või nüüd, et ma olen kuskile jõudnud. Ja kui mõelda sellele, et mida enesearmastus üleüldse täna tähendab ja näiteks tähendab minu jaoks, siis aastaid tagasi ma võisin mõelda, et see ongi enesehoolitsus, midagi kerget, lillelist, ilusat, kuid see tegelikult absoluutselt ei ole seda, et see on ühe asjana enese aktsepteerimine sellena, kes ma olen olnud ja kes ma saan olema. Ja siis siin on loomulikult vastutuse võtmist kõige eest, kuid raskete asjade tegemist ehk iga päev enese valimist ka siis, kui ongi raske ja siis, kui ei tahagi midagi teha ja ongi väljakutsuv ja ebamugav ja nõme ja mitte ainult iga päev, vaid absoluutselt iga hetk. Minu jaoks ongi olnud päris valus teekond, et arvestades jällegi, kus ma olen üles kasvanud, mis on minu lugu, mida ma olen kogenud,
miks see lugu üldse selline on, ehk väga palju ärakasutamist, mitte piisavana tundmist, siis kui sa enesearengu teele lähed, siis kõik see asi tuleb korraga üles ja see on see, mis koormab väga paljusid inimesi ära ja see moment, millal jäetakse ka asi pooleli, sest lihtsam on olla selles teises ebamugavuses. Ehk see, kus sa oled ka siiani olnud, kus sa ei ole päriselt õnnelik, sa ei ole rahulolev, aga sa oled sihuke tuim, ehk see on sinu jaoks tuttav ja siis on lihtsam nii-öelda seal edasi jätkata, kuid sa päriselt ei koge ka kunagi elu sellena, mis see tegelikult on või võiks olla, sest minu jaoks kogu enesearmastuse teekond on avanud kõik võimalused minu elus. See on pannud mind päriselt elama, ehk nagu kui me oleme kuulnud sellest, et südamelöögid, et kui sa näed EKG peal, et see on sirge, siis sa oled surnud, aga kui see käib üles-alla, siis sa päriselt elad ja seda see teekond ka tegelikult annab. Ehk enne sinnamaani, kui ma sellele teekonnale läksin, ma pigem olin tuim, mul oli rõõmsaid momente, aga ma ei olnud otseselt kunagi rahulolev, ma ei saanudki olla, ma ei teadnud, mida see tähendab, ma ei teadnud, mida tähendab, ongi ju enesearmastus, eneseväärtustamine, see, et päriselt asju iseenda heaks teha, ma ei teadnud, mida need asjad tähendavad ennem, kui ma läksin sinna teekonnale ja ma siiamaani õpin seda kõike, sest et ongi igas eluetapis tuleb midagi muud ja uut üles, millega nii-öelda tegeleda, kuid mingi hetk sellest saab ka see, et sul on tööriistad, oskused, teadmised, sa oskad juba eristada seda, et millega sa tegeled ja millega sa ei tegele, mille sa lased lihtsalt mööda, sa ei anna sellest tähelepanu ja energiat ära, ehk ajas see kõik absoluutselt muutubki. Kuid mis täna on ju juhtunud, on tegelikult see, et kui me võtame sotsiaalmeedia lahti, siis on väga palju soovitusi ja ütlemisi, mida peab tegema, et siis sa armastad end ja siis sa väärtustad end. Ehk ma mäletan mingi hetk, kui ma kolisin Balile ja mul oli üle 10 rutiini hommikul, ma mediteerisin, ma hingasin, ma kasutasin Sage'i Palo Santot, mul oli tõlid, mul olid kristallid, ma võtsin kaarte, ma kirjutasin, ma lugesin, ma ei tea, ma ümisesin, mis iganes seal nii-öelda neid asju veel oli. Ja see hommikurutiin oli mitu tundi kestis. Ja ma üks hetk püüdsin ennast kinni, et ma tunnen end halvemini praegu seda rutiini tehes, kui enne seda rutiini. Ehk väga palju on tegelikult ülekoormamist või seda, et mida peab tegema. Ja see juhtub ka tegelikult sellel momendil, kui me läheme enesearengu teele ja kogu sellele enesearvastuse teele, et kõike tulebki, esiteks kõik emotsioonid, tunded, mis üles tulevad ja siis kõik need soovitused, sest sa oled järsku selle maailma sees ja sa kõike näed ja seda ongi palju. Ja see on üks koht, kus astuda samm tagasi, olla kaastundlik ja tunnustada end, et sa oled ise end valinud, et sa enda jaoks midagi teed ja see on nii loomulik osa sellest protsessist. Ehk me peame natukene ise endale aega andma ja siin ongi alati see, et 1-2% päevas, üks samm korraga, üks pisikene muudatus enda heaks, see ongi enesearmastus ja enesevalimine. Ja sellel hetkel siis ma saatsin enamus oma rutiine metsa ja ma valisin, ma mäletan seda, et ma võtsin ainult raamatu, võtsin selle kaasa, sõitsin randa, võtsin kohvi, lugesin raamatut ja see oligi minu jaoks kõik. Ja vahel ma kirjutasin, kui ma tundsin, et ma soovin kirjutada. Ja ma nautisin ja mu rutiinid ja hommikud olid jälle väga mõnusad minu jaoks. Ja kogu see teekond edasi ja sealt edasi ma sain aru, et ajas rutiinid muutuvad. Koht, kus ma parasjagu oma elus olen, oma keskkonna mõttes, see kõik on nii-öelda muutuses ja see on okei. Kuid üks olulisemaid asju, mida selle jooksul, neid olulisi asju, mida ma selle jooksul olen õppinud, on väga palju erinevaid, kuid mis takistab kogu selle teemaga tegelemast, on see, et me ajamegi taga, et keegi teine aitab meil lahendused saada, hästi tunda. On siis need koolitused, raamatud, podcastid, mis iganes, et kuskil on see väljas, aga see on alati meie sees. See lahendus tuleb alati meie sees. Ja see, kuidas me seda lahendust üleüldse saame kuulda, on see, kui me jääme ükskord vaikseks
et me peame lõpetama vahepeal selle jooksmise ja kiirustamise ja nii-öelda lahenduste otsimise või see, et keegi teine annab meile lahendust, me peame jääma korraks seisma, hingama sügavalt sisse-välja ja küsima nagu enda käest, et mida ma vajan, kes ma tahan olla, kuidas ma end tunnen ja lihtsalt laskma vastustel üles tulla, sest et see vastab 100% tõele, et vastused on sinu sees. Kõik see väline aitab vastuseid tuua, kuid mitte keegi teine ei saa sulle öelda, kuidas sa midagi pead tegema või elama, et see saad sina tunda, sest et me kõik oleme lihtsalt nii erinevad. Pole olemas ühte ja sama inimest, meil kõigil on erinevad kogemused ja kuidas me lapsena millelegi reageerisime ja millest me täna mõjutatud oleme. Seega ka minu eesmärk alati olnud see, et kõik koolitused, asjad, mis ma teen, et ma ei ütle kunagi seda, et kuidas keegi peab olema või mida peab tegema, vaid läbi erinevate võimaluste ma aitan leida seda enda vastust ja seda, kes oled sina ja kes sa enam ei ole ja kes sa tahad olla, ehk sa lood ennast. Et tihtipeale on ka see, et me otsime ennast. Ei, et sa lood ennast, kes sa tahad olla, sinul on valik ja võimalus luua end. Ja siin ongi siis see vastutuse moment ja see, et sa jääd vaikseks ja sa hakkad iseenda käest küsimusi küsima. Ja alguses sa ei kuule neid vastuseid ja sa pead aega andma. Iga asi on protsess ja sa pead aega andma. See ei ole sõrmenipsust ühe korraga, ei käi ka asjad, mida oodatakse, et käivad. Kuid nagu iga asjaga teed trenni, oled järjepidev, su füüsiline vorm järjest muutub. Sa jälgid oma und, jälgid vett, jälgid toitumist, liigud ja kõik asjad järjest tasapisi muudavad. Ehk need pisikesed igapäevased panused endasse, see enda valimine. Ja siinkohal vundament on täpselt samamoodi see oluline osa enese armastusest. Ja ongi see, et ma võtan vastutuse. Ma ei näita näpuga enam teiste suunas, sest minu kogemus on see, et kui ma näitan näpuga teiste suunas, jah, sa peaksid pöidlad tagasi pöörama enda suunas, aga ma saan alati vastu näppe, olen nii-öelda saanud. Ja seda kauem olen õnnetum, seda kauem olen rahulolematum ja asjad ei lähe üldse selles suunas, kus ma tahaksin. Ehk ma näen nii palju seda oma programmides, üleüldse sotsiaalmeedias, et ongi see mitte vastutuse võtmine, et teised asjad peaksid lahendama või asi on ühiskonnas või poliitikas või vanemates või koolis või sotsiaalmeedias või kaaslases või sõprades, et alati on nii-öelda keegi teine. Kuid see hetk, kui sa saad teadlikuks, et see oled sina, ja sa hakkad asju märkama, siis on vastutus ainult sinu käes ja sina saad asja muuta. Ehk sul on aeg tulla ohvri rollist välja. Ehk enesearmastus ei ole mitte midagi nii-öelda pehmed ja ilusad, sellel on ka see pool, sest et enesearmastus on nagu vihmavari, mis hõlmab absoluutselt igat valdkonda meie elus, et on see suhted, on see raha, on see pere, on see keskkond, on see töö, on see unistused, eesmärgid, tervis. See hõlmab igat valdkonda. See, kuidas sina oled iseendaga. See, kas sa võtad vastutuse, see, kas sa oled kaastundlik, mõistev, hooliv iseendaga. Või sa alati näitad näpuga teiste suunas, sa oled enda suhtes väga kriitiline, sa ainult kiirustad ja otsid, sa ei peatu, et märgata seda, mis sinu sees toimub. Et see ongi enesearmastus ja see ei tähenda seda, et ka näiteks minu enda puhul, et ma olen nüüd jõudnud kohta, kus kõik on pidevalt ilus, mul ei ole absoluutselt enese kriitikat, ma ei halvusta enda, asjad lähevad kõik suurepärased, kõik on hästi. Ei ole. Et täpselt samamoodi igas eluvaldkonnas tuleb midagi, millega tegeleda. On see uuesti paalile tulemine, on see, et ma läksin üle 5 aasta uuesti suhtesse. See tõi nii palju asju minus esile, mida ma ei teadnud iseenda kohta. Et me ei saa kõik teada. Olukorrad on need, mis käivitavad mingid asjad, et nagu täna on see sõna trigerdavad ja toovad esile asjad, millega tegeleda. Et ma mäletan, kui ma esimest korda paalile tulin, see oli 2020 sügis, siis
Eestis olles ma mõtlesin, et minuga on kõik hästi, ma tunnen ennast enesekindlalt ja ma tulin Balile ja mul olid esimesed 2 nädalat, ma olin täiesti rajalt maas ja ma sõin jama. Ja sest esiteks kogu see olukord üleüldse, et esimest korda tuled, elad kuskil kaugemal, mingid asjad lõpetasid ära. Ehk kõik see nii-öelda tundmatu meeldetuletsena elus ongi kõik täiesti tundmatu, et me loome ainult neid illusioone, et me kontrollime midagi, aga tegelikult me ei kontrolli siin väga mitte midagi. Ja mul tuli nii suur ebakindlus üles ja enesekriitika enda väljanägemise suhtes, sest et siin on 70% inimestest on üliheas vormis, näevad väga head välja, hoolitsevad enda eest. Jällegi väga palju väliselt, et siin on väga ka palju petlikku vaimset poolt ja nii-öelda sellega tegelemist. Ehk siis tuli minust väga palju seda ebakindlust välja ja seda aja jooksul on veel tulnud. Ma olen langenud sügavasse depressiooni eelmisel aastal. Ma esimest korda elus siis võtsin antidepressante, sest kuna ma olen väga introvertne inimene ja ma olin lõpuks nii ära mandunud oma töösse, et olingi ainult mina ja midagi muud väga ei teinud ja ma olin nii pikalt üksi olnud, et see tekitas minus niivõrd stressi, ma ei olnud väga palju ennast inimeste sekka pannud, siis see viis mind lõpuks sinnamaani, kus ma ei suutnud iseennast enam aidata ja mul oli abi. Ma läksin teraapiasse, ma võtsin antidepressandid, siin oli mul natukene professionaalne huvi, et näha, kuidas see nii-öelda, mida see teeb, kuidas see mind aitab, sest et mul on ju kliente, kes võtavad neid, on võtnud, et näha, kuidas see mind aitab. See oli tol hetkel parim otsus minu jaoks ja see päriselt aitas mind ühest raskest kohast välja. Ehk enesearmastus on ka see, et sa julged abi küsida. Et ei ole ainult mina, et ma pean ise kõik lahendama, ma loen raamatuid, sa ise näed mingi maani, sa ei näe end kõrvalt. See, et sa küsid abi, sa lähed teraapiasse, psühholoogi juurde, vajaduse võtad rohte, ei võta, inimesed on erinevad. Mina tundsin, et see on see, mida ma tahan proovida, sest et ma olin sõbrannadega rääkinud ja nemad olid lahendusi saanud. Ehk järjest hakkasid ka nemad oma lugu rääkima selle koha pealt, mida ma isegi tegelikult ei teadnud. Et ka kunagi ma ise mõtlesin, et mina kunagi ei võta ja ise peab ikka hakkama saama. Kui ma tundsin, et mul on päriselt vaja seda ja ma tegin selle valiku, ma olen täna ülirahul, ma olen nende pealt juba tükk aega tagasi maas ja jälle tegelen ise oma asjadega. Ja siinkohal, kui sa oled sellises valdkonnas, nagu mina olen, siis igapäevane enesega töö on täiesti paratamatu, sest sa oled selle sees, sa oled sellest ümbritsetud, sa oled sellest aastaid ümbritsenud. Seega enesega töö on nii-öelda pidev, kuid ka minul on see, et kas ma lähen professionaali juurde või ma olen programmides. Ehk ma olen aastast aastasse alati ka mingis nii-öelda programmis ise sees olnud ja siis on ka seda enesega tegelemist. Ja siin on ka pauside võtmist. Mul on aja jooksul ongi see, et ma ei ole tahtnud koolitustel käia või pole tahtnud lugeda, podcaste kuulata, sest et informatsiooni üleküllus ka toimub. Ehk siis sa tõmbad pausi, teed pausi ja sa tegeled sellega, mis parasjagu on nii-öelda aktuaalne või ei tegelegi millegagi või teedki oma pisikesi nii-öelda igapäevaseid rutiine ja harjumusi. Ehk millal minu jaoks kõik muutus on isegi raske öelda. Et ma arvan, et see muutus kindlasti sellest momendist, kui ma läksin oma esimesele koolitusele ja seal ma mäletan oli, kui tegingi vägistamisega seoses ülesannet ja ma sain aru päriselt, mis minuga on toimunud, mis peres on toimunud ja kuidas see mind mõjutab ja sealt tuli segadus, sest seda kõike oligi palju, kuid ma ei läinud sellest keskkonnast välja, et ma tasapisi nii-öelda jätkasin edasi, vahepeal hoog rauges, vahepeal tuli see jälle üles ja sa läksid edasi, sa rääkisid teistega, sa kuulasid teiste lugusid, sa olid vastavas nii-öelda keskkonnas ja see oli see igapäevane enesevalimine, see ongi enesearmastus, et kui sa arvad, et ütleme, et sa kuulad podcast'e, sa vaikselt tegeled enda tervisega, füüsilise, vaimse tervisega, sa kirjutad, sa oled kuskil koolitusel, see ongi enesearmastus, sest sa valid ennast, isegi kui sa vahel ei saa aru, et sa seda teed, sa siiski teed seda ja
ära mine sellelt teekonnalt kõrvale. Vali end endiselt iga päev ja võta seda vastutust. Märka, kus sa seda ei tee, märka, kus sa oled ohver ja näitad näpuga teiste peale. Märka ja peatu, et hingata ja märgata, mis sinu sees toimub. Ehk aeglustu, küsi endalt küsimusi, mitte ainult teistelt. Et mida mina vajan, kuidas mina tahan elu kogeda ja tunda, mis annab minule seda head tunnet. Ja sealt tuleb see kõige raskem osa, see tegevuste tegemine. Sest et väga palju on neid, kes on teoreetikud, kuid väga vähe on praktikuid. Ehk see, et sa hakkad päriselt praktiseerima ja igapäevaselt muutusi tegema, ei ütlema teistele, et endale jah öelda, piire seadma, hirmudest, ebamugavustest läbi minema, sest see kõik on ebamugav ja ka hirmus, sest et sa oled ühtviisi teinud, mis on tuttav, see ei tähenda, et see on hea, kuid nüüd sa astud tundmatusse. Ehk see tuttav, mida sa oled teinud, see loob üldjuhul sama ja sarnast tulevikku. Ja nüüd sa astud täiesti uude kohta ja seal on hirm, et äkki läheb hullemaks või et ma ei tunne ikkagi hästi või see lihtsalt ebamugavustunne on niivõrd hull, kuid see ebamugavustundega tuleb ka istuda. Ja tegelikult, kui me anname selle 90 sekundit circa, et olla selle ebamugavustundega, siis see ebamugavustunne leeveneb. Ehk minu jaoks samamoodi, kas või alustades seda podcasti episoodi, tehes midagi uut, lähebki 1-2 minutit ja ma tunnen end juba palju mugavamalt. Ehk sa pead iseendale aega andma ja olema ka iseendaga kaastundlik ja mitte kiirustama, sest et elu ei ole sul sprint, et sa pead jooksma väga kiirelt ühest punktist teise. Et see ongi, mis sinu jaoks loeb, mis paneb sind sinu elus hästi tundma, sest see on sinu elu, mida sul on ainult üks. Seega, kuidas sina tahad seda elada, mitte kuidas sinu pere ja teised inimesed ja ühiskond sinult ootab. Ehk siin ei ole ka seda nii-öelda õiget või valet viisi, et kuidas end armastada. On sinu viis, mida sa leiad läbi katsetuste, läbi tehes, alati on tehes. Sa mõtled esmalt selgeks, mis on see, mida ma tahan kogeda, kuidas ma tahan tunda, mida ma tahan luua. Sa paned esimesed sammud kirja, sul pole vaja tervet teekonda, sul on vaja esimest sammu ja sa hakkad sinnapoole liikuma ja sealt avaneb järgmine samm ja järgmine. Ja see on see, kuidas me muudame, et ma ei oleks seda podcasti alustanud, ma ei oleks teist korda Balil, ma ei reisiks, mul ei oleks mingeid finantsilisi võimalusi. Mul poleks ägedaid inimesi, suhteid, sõbrannasid ümber, kui ma ei oleks sellele teekonnale läinud, enesearmastuse, eneseväärtustamise teekonnale. Ja see on siiamaani väljakutsuv. On siiamaani momente, kus ma olen segane, kus ma olen segaduses, kus ma kahtlen, kuidas mida teha. Ja ma annan aega endale. Ma olen kaastundlik, kui ma olen kriitiline, vahel kritiseerin end rohkem, siis ma märkan, siis ma tõmban tagasi, sest mul on need teadmised, oskused, tööriistad, mida ma annan teistele edasi, mida ma olen ise aastaid kasutanud, mis päriselt töötavad. Ehk see on nii okei, et sa tunned endiselt, et sa pole piisav. Ebapiisavuse teema on enamus inimeste teemasid, vahet ei ole ebapiisav. Kaaslane, ema, tütar, sõbranna, töötaja, ettevõtja, mis iganes. See on nii okei, see on suhteliselt universaalne teema. Kuid ongi see, et ei lase sellel takistada end. Kuid selle ebapiisavusega ongi see, et sa ei laseks sellel end takistada. Sa tead, et see on, sa tegeled sellega, sa vaatad, kus valdkondades on, miks see nii on ja sellega tegeledes see aja jooksul hakkab vähenema. See ei pruugi ära kaduda, kuna see on üldjuhul niivõrd sügav teema, see tavapäraselt ei kao ära, kuid sul on see teadlikkus ja oskus seda märgata ja mitte lasta takistada, et see on nii okei, et meil on hirmud ja raskused ja väljakutsed. Oluline ongi see oskus märgata neid
ja mitte lasta neil end takistada. Mul on endiselt nii palju hirme ja ebamugavust ja tundmatust, kui ma märkan neid ja ma ei lase takistada. Mul on endiselt väljakutseid ja kus ma põlen läbi ja teen endale mitte parimaid valikuid. Oluline on nendes kohtades õppida. Ehk ma ei kuku läbi kuskilt. Ei ole see, et ma ei ole hakkama saanud. Ma olen võimalus andnud, proovinud ja nüüd on oluline sellest õppida, võtta enda jaoks siit parim ja minna edasi, et uuesti siis nii-öelda ei kordaks seda, kuid tavapäraselt elu paneb sind uuesti proovile, et näha, kas sa nii-öelda õppisid sellest asjast või ei õppinud. Kuid ma arvan, ma prooviks nüüd selle enesearmastuse teema kokku võtta, et siin on saanud ühelt teemalt teisele käia, kuid ma loodan, et sa siit võtad enda jaoks kaasa selle, et see on teekond. Enesearmastus on alati teekond. See, et sa kuulad seda podcasti, loed mingit raamatut, sa hoolitsed oma tervise eest, sa oled juba enesearmastuse teekonnal. Sa valid end igapäevaselt. See, et sa aktsepteerid seda, kus sa praegu oled. See ei tähenda seda, et sa pead armastama, sa ei pea endale meeldima. Sa aktsepteerid seda, kus sa oled olnud ja kuhu sa oled minemas. See, et sa võtad vastutuse. Ehk alati, kui sa tahad näidata näpuga teiste suunas, sa pöörad tagasi kõik näpud, pöidlad iseenda suunas. Alati sa seda kohe ei tee. Natuke süüdistad, oled ohvrirollis, kui märkad, tuled tagasi enda juurde. See, et enesearmastus ehk sina hõlmad absoluutselt igat valdkonda enda elus. See, et kõik emotsioonid ja tunded on täiesti normaalsed ja okeid, mis sinus üles tulevad. Eriti, kui sa sellel teekonnal oled. Eriti, kui sa oled alguses, et kõike seda tuleb palju korraga üles. Oluline on mitte lõpetada. Sa tõmbad pigem astud sammu tagasi ja siis lähed jälle edasi. Ehk mida kiiremini sa tahad minna, seda rohkem tõmba hoog maha, et minna aeglasemini. Ja peatu. Ära otsi ainult igalt poolt mujalt, kuidas keegi saab midagi teha, aidata, vaid see, kuidas mina saan end aidata läbi teiste, läbi küsides abi. Ehk inimesed annavad mõtteid, küsimusi, suuniseid ja siis sina katsetad, et näha, mis sinu jaoks toimib, sest nii on see, kuidas sa võtad vastutuse tagasi, kuidas sa võtad jõu iseendasse tagasi, kuidas sa saad järjest enesekindlamaks, ennast rohkem väärtustad ja seda ei saa keegi sinult ära võtta, kui sa kõike seda välist kasutad enda hüvanguks ja sa ise oled see, kes teeb tegevusi. Ära jää ainult kvootide juurde, ära jää ainult selle juurde, et sa kuulad, loed, vaid sa päriselt teed ja katsetad. Ehk minu jaoks on olnud alati see, et ma katsetan, et näha, kas see minu jaoks ka toimib või mitte, sest mis minu jaoks toimib, ei tähenda see, et see sinu jaoks toimib. Sa pead alati katsetama ja selle kogu katsetamise jooksul ongi see, et kui tulevad need emotsioonid, tunded, kui sa kukud, et sa alati tõused püsti, kuid see on nii normaalne, et sa endiselt tunned, et ma ei ole piisav või ma endiselt kardan ja kõik on hirmutav ja mis saab, kui ma selle sammu teen ja astun oma hirmudele vastu või lähen oma unistustele järgi, et see kõik on hirmutav, ebamugav ja tundmatu ja see toob enda ebapiisavused ja need pimedad kohad ja triggerid üles. See on nii okei. Oluline ongi see oskus, et sa õpid neid pisikesi samme, mis aitab sinul neid märgata, nendega tegeleda ja mitte lasta neil end takistada. Kuid palun tea, et kõik need asjad ei tähenda seda, et sa poleks piisav või sa poleks midagi väärt. Vahet ei ole, mis toimub sinu elus ja sinu sees. Sina oled alati piisav. Sa oled alati väärtuslik, sa oled alati hindamatu, sulle ei saa mitte ühtegi hinnalipikut külge panna. Kõik sinu uskumused, piirangud, murekohad, triggerid, situatsioonid, olukorrad ei tee sind vähem väärtuslikuks või mitte piisavaks. Kõik see, mis on olnud, ei tee sind vähem väärtuslikuks või mitte piisavaks. Sa oled endiselt seda ja sa pead seda igapäevaselt tõenäoliselt
üldjuhul elu lõpuni. Me peame seda endale meelde tuletama. See ei ole mingi asi, mis on iseenesest mõistetav. See on igapäevane praktika. Kui tead, see, et sa juba siin oled ja kuulad seda, see on enesearmastus. See on see, et sa juba väärtustad end ja tuleta endale meelde, et ma olen juba piisav, täpselt see, kes ma praegu olen. Nüüd kõikide läbi nende tegevuste ma saan end toetada, end veelgi enam väärtustada, end valida iga päev sellepärast, et need asjad on minule head, toetavad minu vaimset, emotsionaalset, füüsilist tervist, spirituaalselt, need on kõik siin, et toetada ja tuua esile seda, kes me tegelikult oleme ja kes me olla tahame. Kasuta neid enda hüvanguks, katseta kõiki tööriistu ja võimalusi, kui tea, et sa oled juba praegu piisav. Ja selline meie teine episood saigi. Enesearmastus on miski, mis on minu jaoks nii südamelähedane teema, sest see on tervet minu elu täielikult muutnud, iseenda valimine ja vastutuse võtmine iga jumala päev, iga hetk. Ja minu südame soov on see, et ka sina teeksid seda ja läbi selle sa näeksid, kui freaking äge inimene sa tegelikult oled ja sa saad lasta tulla esile sellel, kes sa tegelikult, kes sina oled, mitte maailm ja ühiskond ja teised inimesed ja see tuimus, vaid et sa päriselt elaksid. Seega ma loodan, et sa võtsid siit episoodist enda jaoks mõned mõtted kaasa ja elaksid ilma filtrita, sellepärast et elu on liiga äge ja värviline, et seda varjata filtriga.